massaažimõnud, turistide eripakett ja uued Ayurveda tooted. 8. veebruar, esmaspäev. Täna algab tuliahvi aasta. Mulle kui metallkoerale ennustatakse edukat aastat. Proovin siis selle vääriliselt käituda, isegi võimalikult agar olla. Hetkel olen kodus. Voodi peal magab Vasu, Mirabai restorani omanikust sõber. Kutsusin ta külla lõunale. Tegin daali India moel, praadisin pannil toore hakitud sibula sinepiseemnetega, lisasin kurkumi ja natuke punast tšillipulbrit, seejärel lisasin hakitud tomati ja vee, hautasin, siis lisasin üleöö seisnud kollased suured läätsed ja hakitud toore kartuli. Hautasin, kuni kõik oli pehme, lisasin soola. Daali kõrvale pakkusin kohalikku pehmet saia, mida hommikuti, lõunati ja õhtuti müüakse nii osades poodides kui tänaval. Pered valla ehk leivamüüja ütles mulle, et kui ma jätan värava ette valvuriputkasse raha ja ütlen, mis ma soovin, siis tema saab sinna mulle leivad jätta. Ta pidi kella 5 paiku õhtul tulema. Jätsin täna siis 10 ruupiat ja palusin 3 poid, mis on see sees tühi ümara kujuga lapik koaleib. Selle tegemisel kasutatakse pooleks tumedat ja heledat nisujahu. Kõik teised leivad siin tehakse ainult heledast nisujahust. Eks näis, kas õhtul saan need valvuri onu käest kätte. Tore, kui saan sellisel moel värske saia ja ei pea passima, millal see tuututaja oma saia koormaga mööda sõidab. Vasu kiitis minu toitu. Pakkusin talle ka praekartulit, mis oli tehtud selliselt, et toore kartuli koorisin, tükeldasin ruutudeks, panin pannile, kus oli kookosõli ja lisasin kohe ka natuke värviks kurkumi ja maitseks köömneid. Praadisin kaane all vahepeal natuke vett lisades ja hautades. Lõpuks lisasin soola ja serveerisin. Väga head tulid. Ja siis olid mul laual puuviljad ja tegin pannkooke. Indialastele meeldiks need meega, kuid mett mul kahjuks ei ole. Vasu ei soovitanud ka seda ämbrites kärgedega mett osta, mida vahel tänaval müüakse. See ei pidanud hea olema. Vasu arvas, et minu juures on nii mõnus, rahulik ja kodune. Kui ma talle ütlesin, palju ma korteri eest kuus maksan, siis arvas ta, et andku ma talle andeks, aga ikka väga palju maksan. Ütlesin, et just seetõttu, et mul siin nii mõnus, privaatne, valge ja puhas on, et on olemas õhukonditsioneer ja köök gaasipliidiga ja 2 rõdu ja telekas ja bassein õues, olen nõus maksma natuke rohkem. Tallegi hakkas siin meeldima. Telekast on mingi spordisaade. Lasin sellel rahus siin lärmata ja konditsioneer on toa juba päris külmaks teinud. Ja Vasule see meeldib. Las siis olla. Ta oli just eile saanud aukirja panuse eest kohaliku jalgpalli arendamisel. Näitas pilte. Unustas mu kaasa kutsuda, kuid hea, et ta seda ei teinud, sest ma ei oleks suutnud 4-tunnist tseremooniat taluda. Rääkisime selgeks ka teema sõbrad ja lähedus. Ehk siis minu jaoks sõber on sõber ja ei midagi intiimset. Sai aru. Mulle meeldivad selged piirid. Tore oleks, kui ta endale hea kaaslase leiaks. Ütlesin, et ta peaks korraliku naise võtma. Punnib vastu, ei taha. Otsib aastaid südamedaami, kuid ikka üksi, kuigi juba üle 50. Seal ta nüüd siis magab. Pidi pool tundi magama, kuid nüüd on juba 1,5 tundi möödas. Äratan ta varsti üles, et ta saaks tööle minna. Ise aga lähen suhtlen ATM-iga ja vaatan, kas on raha välja võtta. Õhtul tuleb ahviaasta vastuvõttu pühitseda, sest siis tuleb kindlasti tore aasta. Teen Gerdole ettepaneku, et võtaksime koos aega ja paneksime kirja oma ootused, lootused ja soovid ahviaastaks. Ta on ka koera aastal sündinud. Lugesime koos, et koertel saab see tuleva ahviaasta päris hea olema. Ja usume seda siiralt, sest nii on ju kasulik uskuda. Siinkohal pean ütlema, et Vasu tänaseks enam ei ole. Sel samal aastal, kui ma raamatu välja andsin, sain suvel teate, et Vasu on surnud. Ta leidis endale pruudi Venemaalt, käis Venemaal, sai mingi haiguse,
Piltide järgi võis arvata, et süüfilise ja suri. Küllap siis selline pidi tema karma olema ja puhaku ta rahus. Tea, mida ostad. Vasult sain teada, et punakate soomustega kalad, mis kalaturul Red Snapperi nime all müügil, on prügikalad, mida kohalikud küll ei söö. Turistile müüakse, sest turistid on ju rumalad ja ei tea, mida ostavad. Just seetõttu ei usu ma siin kedagi ega midagi enne, kui olen seda mitmelt inimeselt küsinud, millega ikkagi on tegemist, miks, kuidas kasutada ja nii edasi. Turul müüakse mingeid pakituid ja lahtiseid koorikuid. Ühed on helepruunikas valged ja teised on tumedad, nagu tühjad kuivanud musta ploomi kestad. On hea teada, et esimene neist on tamarind ja teine on kokum ehk kookam. Mõlemaid kasutatakse toidu maitsestamiseks, samas on kookam ka väga hea nahale seedimise korrastamiseks, kaalu langetamiseks ja kuumuse vähendamiseks kehas. Seda soovitatakse, kui on kõhuprobleemid, sealhulgas gaasid. Kookami mahla väikestes plastikkanistrites saab osta näiteks India pähklipoodides, cashew shop. Mahl on tugevalt soolane ja seda tuleks lahjendada veega, kuid võib ka leida selliseid mahlu, mis on tugevalt magusad. Seda ma ei soovita osta. Ja turult saab osta naturaalselt kodus tehtud kookami mahla. Eelistan alati seda. Üks päev ostsime mapsaturult sidrunipipart. Küsisin igaks juhuks, et kuidas kohalikud seda kasutavad. Tuli välja, et mustasid terasid nad üldse ei kasuta. Toidu valmistamises kasutatakse hoopis rohekaid kestasid, mis on tera ümber ja mis kuivades avanevad. Kestad pannakse karritehest kastmesse ja pärast võetakse välja. Mustad pipra moodi terad aga visatakse hoopis ära. Mina loen alati üle, mitu rohelist kesta ma toidu sisse panen. Näiteks panen kastmesse 5 kesta, siis tean, et peale toidu valmimist pean sealt leidma 5 kesta ja ära viskama. Kohas ei müüda korralikku muskaatpähklit. Sellel ei ole ikka seda päris muskaatpähkli maitset, millega meie oleme harjunud. Samuti ei ole siin loorberilehti, on pailehed, aga nendel ei ole seda tugevalt loorberi lõhna ja maitset, millega oleme meie harjunud. Ja ka jaanipipart ei leia. Safran on enamasti võlts ja sellel tehakse vahet lõhna ja värvuse järgi. Odav safran on värvitud ja ei oma ei õiget maitset ega ka värvust. Mina teen neil silmaga vahet, kuid selleks, et seda mõista, peab seda kogema ja nägema võrdlust. Kashmirist saab super hea kvaliteediga safranit, mis on nende traditsioonilise tee üks koostisosa. 7-päevane ajurveda massaaž, puhkuse pakett. Käisin arsti juures ja leppisime kokku, et hakkan igal hommikul käima ajurveda massaažis ja teraapias. Iga päev 9:30 kuni 11:00. Pean vaatama, mida siis selga panna. Massaažiõli on raske riietelt eemaldada ja seetõttu kasutavad niinimetatud kogenud ajurveda massaaži nautlejad igal aastal selleks vaid vanu kodunt kaasa võetud riideid, mida pole kahju pärast ära visata. Homme hommikul on esimene massaaž. Nüüd kirjutan teile järjest, mis massaažid ma siis sain. Esimene massaaž, koorimine 30 minutit ja massaaž 1 tund. Koorimine on hea vana naha eemaldamiseks ja kui puhkusele tulnud inimene soovib ühtlast ja ilusat päevitust, siis on see suurepäraseks sissejuhatuseks. Teine massaaž ja Shirodara. Shirodara on õliravi, mis rahustab meeli, aitab suurepäraselt stressi leevendada, unetuse ja psüühilise häirete korral. See on asi, mis on ajurveda üks kuulsamaid ja tuntumaid teraapiaid. Shirodaras kasutatakse vastavalt inimese kehatüübile ja probleemile ka spetsiaalset õli, teed, piima või lehmauriini. Turistidele viimast minu arust ei pakuta. 3. massaaž, kehapuhastus ja kisi 30 minutit. Kisimassaaži ajal patsutatakse ja hõõrutakse kiiresti klienti suurte pitsatitega, puuvillase riide sisse on pakitud ravimtaimed. Pitsatid tehakse kokku kuuma õliga ja siis töödeldakse keha. Kisi leevendab liigese valusi
ja viib organismist mürgid välja. Lisaks kasutatakse seda higistamise eesmärgil ja päevasel ajal, kui on väga soe ja inimese aurukappi ei talu ja neid on sinna riskantne panna, siis asendab higistamise protseduuri kisimassaaž. Aurukappi pannakse inimesed üldjuhul hommikul ja õhtul. On inimesi, kes seda üldse ei talu, on neid, kes seal kapis istumist naudivad ja nõuavad lisaaega. 4. massaaž. Massaaž ja katipasti. Katipasti kirjutasin eelpool ka, käib selliselt, et taignas tehakse ring, mis pannakse keha külge ja sellesse kallatakse õli. Väga hea liigese haiguste ja valude puhul, näiteks seljavalu korral. 5. massaaž. Massaaž, spetsiaalne näomassaaž 20 minutit ja kisi 15 minutit. Spetsiaalne näomassaaž, ootan juba. Loodetavasti ei kasuta nad kreemi, mis mind valgendab. Indias on nimelt see mure, et kõikvõimalikud protseduurid tehakse valgendavate kreemidega. Ja kui poest minna kreemi ostma, siis tasub vaadata, et seal ei oleks valgendajad sees. Üldjuhul on kõik kreemid valgendajaga, sest vastasel juhul indialane seda kreemi ei osta. Sest kõik indialased soovivad olla heledanahalised, mitte tumedanahalised ja nad teevad kõik selleks, et varjata enda nahka päikese eest ja valgendada seda 100 erineval moel. 6. massaaž. Massaaž on 45 minutit. Pidisil 20 minutit ja Shirodara 30 minutit. Pidisil on selline tehnika, kus pöialdega tõmmatakse pikalt mööda lümfe. Seda tehakse rohke õliga, väga hea teraapia, kuid minu kehatüübile mõjub see halvasti. Palusin selle lisada selleks, et meelde tuletada seda tunnet. 7. massaaž. Massaaž ja haurutamine. Viimasel päeval lubas arst anda ka natuke lahtistit, et kõhtu kogunenud mürgid kehast eemaldada. Ma kardan selliseid teraapiaid, mis puudutavad kõrvade, nina ja silmade puhastamist. Kuna mul nendega probleemi ei ole, puudub ka vajadus proovida. Samas olen kuulnud, et paljud võtavad ajurveeda teraapiaid ka meeleelundite tarbeks ja on väga rahul. Alati peaks käima ja rääkima, sest arstid oskavad siin igale asjale sobiva ravi soovitada. Ajurveeda tooted ja tervisediagnostika. Natuke külajutte ka. Kohas asuva Portugali aegse vangla asemel, kus 2015 aastast enam vange ei hoita, tehakse muuseum või siis kasiino. Sunny Holiday avab varsti ajurveeda ökoloogilise toidulisandite kaupluse, kus on saadaval valitud tootjate vaid kõige paremad tooted. Selles poes hakkab tööle ka ajurveeda arst, kes teostab tervisekontrolli ja annab rohtude osas nõu. Massaaži seal ei tehta, lihtsalt selline ajurveeda apteegi moodi nõustamispunkt, esimene omalaadne kohas. Olen juba ühe uue ajurveeda firma tatlimett ja immuunsüsteemi turgutavat ürdisegu maitsta saanud. Väga head. Selle firma valikus on üle 500 toote ja müügiargumendid on kõvad alates WHO ehk siis Maailma Terviseorganisatsiooni sertifikaadist kuni päris hõbeda ja ökoloogilise tooraine kasutamiseni. Sinna tulevad müügile ka ajurveedal põhinevad hõbedast tabletid meeste potentsi tõstmiseks ning naistele hormonaalprobleemide ravimiseks ja organismi tasakaalustamiseks. Ainsana ajurveeda ravimeid ja toidulisandeid tootva firmana pakuvad nad pulbritena erinevaid ürtide segusid erinevate tervisehädade profülaktikaks, leevendamiseks ja raviks. Indias on firma juba väga populaarne, ehk saab kunagi ka Eestis nende tooteid osta. Igatahes ootame huviga. Viljakas kodu ja gekomunad. Meil on tõesti siin rahulik ja kena kodu. Paistab, et ka koduloomad on sellest aru saanud. Koridori tuvi haudub pesal. Paari päeva eest kostusid ühel rõdul, seal, kus harvemini käin, õhukondika kasti ja seina vahel meisterdatud pesas tuvipojad.
Ma ei saanud alguses arugi, kuidas need munakoore tükid rõdupõrandale tekkisid. Eile avastasin gekomunad seina peal pesuruumis. Sellised roosakad valkjad ja nagu nahkjad, nagu samasugused nagu gecko ise on. 2 muna kõrvuti, näpuotsa suurused. Hakkan iga päev vaatama, kuidas nad arenevad ja ehk taban ka selle hetke, kui pojakesed välja ronivad. Lahe. Varanassi giid rääkis mulle, et Indias usutakse, et sisalikud toovad raha ja seetõttu teeb nendega kooselu inimesed pigem rõõmsaks kui kurvaks.